Kell on 10, 1 minut. Alustame. Kohe ütlen, et ma salvestan. Seega saab pärast ka üle vaadata ja siis paneme ka kodulehele ja siis need, kes ei saanud täna osaleda, võivad uuesti videod üle vaadata. Ma olen küll broneerinud meile 1,5 tunni aega, aga ma ei usu, et meil selle vormi täitmisega läheb nii palju, siis nagu jääb mingi osa küsimuste peale. Kui tekivad. Tere tulemast, siis aitäh, et leidsid aega. Täna räägime siis tööstusalade taastuvelektri tootmisseadmete kasutusele võttu hoogustamise projektidele toetuse taotlemisest ehk siis eelkõige e-toetuse süsteemi vormi täitmisest. Vorm asub e-toetuse süsteemis, pärast näitan, kuidas selle liigi pääseb, kui keegi veel pole leidnud. Räägime sellest, kuhu, mis kirjutada, mis lisada, kust neid võtta. Mõned kohe nagu jooksvalt võivad tekkida mingid muud küsimused, võib vahele küsida, aga peamine eesmärk on ikkagi vormi täitmine. Suuremate küsimuste ringideni ilmselt lõpus. Seda ettekannet saab pärast leida KIK-i kodulehel, sellest samast leida toetuse andmise tingimusi ja muu info, sellega seotud info. Ettekannes on ka viide e-toetussüsteemile. Tuletan meelde, et taotlusi saab esitada alates 8 eelmisest kuust, ehk siis 28 detsember kuni veebruari lõpuni kella 5-ni. Ma kohe annan teada, et tänu tehnilistele probleemidele see vorm on nüüd uuendatud tänase päeva seisuga. See ei läinud meil laivi koos vooru avamisega, seal mõningad muudatused, ehk siis need, kes on alustanud vormi täitmisega. Sellega niimoodi vorm on muudetud, aga mitte väga tugevalt, et põhimõtteliselt need, kes on juba alustanud täitmist, võivad sellega jätkata, aga samas võib ka uuesti alustada, et siis nagu võtate avada uue taotlusvormi, täidate seda, kopeerite seda informatsiooni sellest taotlusest, mis te olete juba täitnud ja siis võtate vana taotlust maha. Aga võib ka vana vormi peal täita ka, sest neid muudatused, mis seal on, ei ole nagu väga kriitilised. Pärast vooru lõppu meil hakkab hindamine, ehk siis 90 päeva pluss 20 päeva taotlejatele antakse ka taotluste täiendamiseks. Et siis ongi nagu hindamine toimub pärast vooru lõppu. Meil ei ole nagu jooksev voor. Palun kõik kuulejad ikkagi enda mikrofonid kinni panna. Jau. Ma panen siis ilmselt sisse. Tegelikult on, et on üks Zoom. Nii. Jah, kõik saaksid kuulata rahulikult. Nii. Kus saab informatsiooni selle kohta, et mida taotletakse, mida toetatakse, mis tingimustel ja kuidas ja üldiselt, et seda saab KIK-i kodulehel, seda ma näitan hiljem, aga üldiselt ikkagi kõige rohkem, kõige põhjalikum saab informatsiooni ikkagi määrusest. Seletuskiri on ka KIK-i kodulehel ja lisaks on seal samas ka juhendid, vormid, praeguse eelmise infopäevade slaidid ja muu asjakohane info, näiteks avalikustamise info. Üldiselt küsimused saab minu käest küsida, aga riigiabi ja finants küsimustega kõik see nagu sellega seotud. Vaidlusel ma suunan teid meie finantsspetsialisti ja meie juristi juurde, aga võib läbi mind seda teha. Et siis ma ise otsustan, mis ma võin ise vastata ja nagu, kus ma vajan ikkagi meie spetsialistid abi. Nii, see on siis eelmisest infopäevast kopeeritud slaid. See on käesoleva meetme, käesoleva vooruga seotud info. Siit saab lingi jällegi e-toetuste süsteemi peale. Siit saab määrust ja seletuskirja. Taotlemisega seotud dokumendid all on kõik vormid, mida peab täitma ja seletuskirjad nende vormide juurde. RRF teavitusnõuded, mis on ka tähtsad neile, kes hakkavad projektid ellu viima, aga juba taotlemise staadiumis tasub sellega tutvuda, sest ka taotlusvormis on vaja
teada meile anda, et olete arvestanud sellega, et te peate ka toetusega seotud informatsiooni avalikustada. Infopäevade materjalid, nii eelmise infopäeva omad kui ka praeguse infopäeva omad, kõik ettekanded ja kõik muud toetusega seotud uudised. Näiteks meil tuleb uuesti pärast üks infopäev, aga juba kevadel ja neile, kes on rahastusotsust kätte saanud. Taotlemise kohta siin veidi rohkem informatsiooni. Hindamise juhend on ka meil kodulehel välja toodud, sellega saab tutvuda. Ja siis teil on nagu selge, muidu nagu hindamine on kirjeldatud ka määruse sees, aga siin on veidi nagu rohkem see lahti kirjeldatud, kuidas see protsess üldse toimub. Jällegi ma olen kopeerinud mõned slaidid eelmises ettekannes, sest need, kes ei ole osalenud, saavad ka siin sellega tutvuda, ehk siis nagu kes on taotleja. Taotleja on Eesti äriregistris registreeritud ja tegutsev äriühing, et meil MTAG koodi järgi ei ole üldreeglina piiranguid, välja arvatud see moment, et taotlejaks ei saa olla suletud jaotusvõrku omav ja opereeriv äriühing. Taotleja peab esitama andmeid selle kohta, et tema ettevõte on finantspoolelt nagu korras ja on võimeline projekti ellu viia lõpuni. Oma finantseering on olemas ja kui mingid karistusi või maksuvõlgusid ei ole. Ja siis üks taotleja võib esitada ühe taotluse vooru kohta. Taotleja võib tulla üksi või koos partneriga. Partneri rakendavad kõik analoogsed nõudmised kui ka taotlejatele. Ja vastutada ka solidaarselt. Tootmisüksuse omamine võib toimuda ka läbi partneri, aga üks tähtis moment, et partneril projektis peavad olema väga konkreetsed tegevused ja väga konkreetsed rahalised väljaminekud, ehk siis ta peab osalema projektis nii füüsiliselt kui ka rahaliselt, siis ta võib partnerina olla. Kindlasti peab esitama informatsiooni ettevõtja suuruse kohta, sest sellest sõltub ka toetuse määr. Jällegi pööran tähelepanu selle peale, et hetkel meil on selline moment, et need, kes siin nagu välja toodud, see on kopeeritud määrusest ja siin on välja toodud need tegevused, mis ei ole toetatavad selle meetme raames, et põhimõtteliselt projekte või nagu edendada fossiilkütuse kasutamist või siis kui osaleda heitkoguse kauplemise süsteemis, siis seal peab ka esitama teadole informatsiooni meile ja mõnedel juhtumil see ei ole võimalik. Aga jällegi hetkel me lähtume sellest, et see nimekiri puudutab projekti tegevusi, mitte taotleja põhitegevust. Kuigi Riigi Tugiteenuste Keskus praegu suhtleb Euroopa Komisjoniga sel teemal ja siin võivad üllatused tulla hiljem, aga hetkel me lähtume sellest, et see välistusnimekiri puudutab ikkagi projekti tegevusi. Nii, nüüd on siis vormi esimene leht, ehk siis nagu taotleja, mille siin peab tähelepanu pöörama. Täidate oma nimi, registrikoodi, kontaktandmeid, ma praegu täitsin nagu Keskkonnainvesteeringute Keskus oleks taotleja, selle tõttu see info on siin olemas. Kindlasti peab siin jah panema, kui see konto, mida siia kirjutate, et kui siia te tahate ka väljamaksed saada ja peab nagu ära märkima, siis peab kuuluma ka taotlejale, sest taotleja saab väljamaksed enamasti. Projekti kulude käibemaksu kohta siin ma rõhutan seda, et RRF raames käibemaks ei ole toodetav kulu mitte mingil kujul. Võrreldes näiteks struktuurfondide toetustega. Ma panen jälle, keegil on mikrofon lahti. Ma panen kinni. Ja kindlasti kontaktisikute all peab loetlema kõik kontaktisikuid, peab olema kindlasti ka taotleja kontaktisik, mitte ainult konsultatsioonifirma kontaktisik. Ehk siis nagu, kui teil on konsultatsioonifirm palgatud, mis aitab teid taotluse koostamisega, palun jälgige, et vormi peal oleks ka teie kontakt olemas.
sest ikkagi toetust saab taotleja ehk siis teie, mitte konsultatsioonifirm ja siis te peate olema kursis sellega, mis kirjavahetus toimub ja te vastutate põhimõtteliselt ikkagi teie, mitte konsultatsioonifirm ettevõtte. Siin ma pööran tähelepanu, et kui taotleja ei ole riigihanke kohustuslasena, siis ei pea ta riigihanket läbi viima. See, et mingi hanke avaldatakse riigihankete registris, ei tähenda veel seda, et tegu on riigihankega. Ehk siis nagu ikkagi määrati siia, et kui te ei ole riigihanke kohustuslasena, siis te ei pea seda tegema. Nii, taotleja ja taotleja suurus. Kindlasti peab valima taotleja suurus. Jällegi, nagu ma ütlesin, sellest sõltub toetuse määr ja muud asjakohased reeglid ja nõudmised. Ma siin panin ühe linki Eurolexi peale, mis käib selle kohta, kuidas nagu kindlaks teha, kui suur te olete. Ja põhimõtteliselt paremal pool on ka see tabel, kus on neid nõudmised kindlalt kokku võetud. Ja siis nagu peab olema täidetud 1-2 tingimust, te valite seda ise, mis te valite. Kas nagu siis töötajate arvu järgi või siis aastakäive või siis bilanssi mahu järgi. Põhireegel on see, et teil peab olema see suurus, mida te siia taotlusvormi määrate, see peab kehtima 2 viimase aasta jooksul, et kui teil vahepeal on mingi muu, siis on erijuhtum, siis me vaatame juba, et näiteks kui te olete keskmise suurusega ettevõtte 2 aastat järjest, siis te selleks nagu ka kvalifitseerute. Kui siis te olete nagu üle-eelmine aasta keskmise suurusega ettevõtte ja siis viimasel aastal suur ettevõtte, põhimõtteliselt teid võib veel mitte kvalifitseerida suureks ettevõtjaks, aga me siis nagu pigem käsitleme iga konkreetset juhtumit siis eraldi antud juhul. Siin on ka see moment, et kui te taotlete riigiabi, siis siia peab lisama ka riigiabi selgituse vormi, mis asub KIK-i kodulehel, kus te nagu seletate, kuidas te siis olete vastavuses Euroopa Liidu grupi määruse reeglitega antud juhul. Kontsern, et kui kuulute kontserni, et teil nagu sidusettevõtjad, siis peab selle kohta ka vastava informatsiooni esitama. Sest taotleja suuruse me hindame ka lähtudes sellest, kas ta kuulub kontserni või mitte. Vaatame seda kompleksselt. Kindlasti peab lisama ka viimase 3 majandusaasta keskmise müügitulu arvutust koos seletusega. Asi peab olema arvutuskäik. Kui on kontsern, siis peab lisama asjakohane seletus ja lisad, aga nagu kontserni kohta. Kui on väike või keskmise suurusega ettevõte, siis peab lisama väikse või keskmise suurusega ettevõtja deklaratsioon, mis on ka kättesaadav KIK-i kodulehel taotlusega seotud dokumendide alt. Kui keegi on küsimusi, siis võib jooksvalt küsida, äkki teada, tõstke kätt. Muidu ma liigun edasi üldandmete lehe juurde. Jah, Marge, palun. Ma tahtsin seda täpsustada selle väike või suur ettevõtte kohta, et kui emaettevõte on fond, investeerimisfond, et kuidas seda siis siin liigitada või klassifitseerida, et kas ta nagu sellele tütarettevõttele, kes see taotleja oleks, kas ta avaldab kuidagi ka mõju? Tegelikult selle tõttu ma räägingi, et nagu iga konkreetne juhtum ma vaatan siis nagu, kui see ei ole nagu mingi tüüpiline juhtum, et tavaline ettevõte ja siis tal on mingid nagu töötajad, mis ei muutu väga ajas ja see aastakäive ja aasta bilanss, mis ka väga suuresti ei muutu, siis nagu sellega ei ole probleemi, aga muidu me vaatame individuaalselt, et fondi kohta, see muidugi sõltub sellest, kui palju seal inimesi on
ja on seal nagu mingi aastakäivõste bilanss, et nagu midagi deklareeritakse või mitte. Kui seal nagu, ma ei tea, 2 inimest ja no pisike ja pisike, sest see põhimõtteliselt, kui te summeeritult mahute selle väikeettevõtte või keskmise suurusega ettevõtte kvalifikatsiooni alla, siis on korras, et te ei saa nagu suur ettevõte olla. Ma vaatangi, mul seal ei olegi suured, põhimõtteliselt kõik on suured, kes on nagu suurema töötajate arvuga keskmise suurus ettevõttest võrreldes. Põhimõtteliselt vaadatakse koos, aga jällegi te võite pärast konsulteerida, et siis ma vaatan teie numbritele otsa ja siis me võime koos otsustada või tähendab otsustada võite ainult teie, ma võin teil nagu paremini öelda, et kuhu ta kvalifitseerute siis. Vot. Aga kui on jah tõesti nagu mingi väike number töötajaid ja siis nagu rahalised numbrid ka üle suured, siis ikkagi või on tõenäoline, te võite mahtuda ka väike ettevõtte alla, et see nagu kontsern ei tähenda alati, et see nagu mingi hiigelettevõtete grupp, kuigi teoreetiliselt võiks nii olla. On alati erandjuhtumid. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma jätkan. Üldandmed. Üldandmete lehel käib juba rohkem juttu sellest, millele toetust taotletakse, et meil on siin nagu ainult üks tegevus selle meetme raames. Antakse kinnitust, et te vastate ka meetme tingimustele. Projekti kestvust, et ma pööran tähelepanu, et esialgu pange ikkagi maksimaalselt need 24 kuud, mis on määrusega sätestatud, et pikendamise võimalus on olemas, aga seda võib muuta pärast jooksvalt juba pärast rahastusotsust tegemist, kui te nagu kuskil projekti keskel näete, et ikkagi nende 24 kuu jooksul ei jõua. Et siis jah, vormi peal panete projekti kestvust lähtudes määruse tingimustest, aga jah, kui tekib võimalus pikendada, siis seda on võimalik teha objektiivsetel põhjustel ja ainuke asi, et me ei saa nagu pikendada hiljemalt kuni esimesega kõik projektid peavad valmis saama 1. aprilliks 2026. See on selline reegel, mis me ei saa muuta, see on RRF fondi sisse kirjutatud, RRF fondi nõudmiste sisse kirjutatud. Ja veel lisaks projekti kestvuse juures numbrite panemisel peab mäletama, et ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist KIK-ile. Välja arvatud, kui te taotlete vähese tähtsusega abi, siis on natuke teistmoodi. Ja jällegi projektiga seotud ehitustegevustega peab alustama hiljemalt aasta pärast taotluse rahaldamise otsuse tegemisest, ehk siis nagu hiljemalt järgmisel kevadel ehitamist peab alustama. Ja jällegi, kui te kuulute Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute kauplemissüsteemi, teil nagu sellised käitised kuskil nagu olema, siis peab täiendavalt infot andma selle kohta ja see info, mis peab andma, on loetletud paragrahv 11 lõige 3 juures. Nii, siis on üldandmete vorm. Nagu ma ütlesin, projekti nimetus, projekti algus ja lõpp, mis peab mahtuma nii abikõlbulikkuse perioodi sisse kui ka selle nõudud 24 kuu sisse, pluss lihtsalt kui on asja koht, mis peab arvestama ka ergutava mõjuga. Taotlused tuleb automaatselt, taotlusvoorud tulevad andmed. Siin on mul näide, nagu ma ütlesin, vormi on täna uuendatud. See on seotud tehniliste probleemidega ja sellega, et põhimõtteliselt e-toetussüsteem oli välja töötatud struktuurfondide jaoks. Et seal on mõned momendid, mis nagu lähevad dubleerima, kui hakkad nagu seda natuke teistmoodi vormistama. Aga jah, me oleme seda uuendanud ja vana vorm näeb niimoodi välja. Uue vormi peal jääb ainult see osa, kus te määrate, kas te olete varem saanud selle projektile või sellega projektiga seotud tegevustele rahastust kuskilt muelt. Seda peab kindlasti ära märkima.
kas näiteks oled mitte salvestusüksuse, vaid elektrienergia tootmisüksuse rajamiseks oled kuskil nagu toetust saanud, siis seda peab ka ära märkima ja siis kirjutama, kui suures ulatuses, kus kohast ja mis tegevusteks. See on vajalik selleks, et me peame vältima topeltfinantseerimist ja siis me vaatame lihtsalt üle. See ei tähenda, et ei saa liitumiseks toetust. Pigem tähendab, et me peame lihtsalt nagu jälgima, et kuskil topeltkulusid ei oleks esitatud või kuidagi kaetud. Et siis uue vormi peal panda siin jah või ei ja kui on jah, siis nagu avab nimekiri, mitte nimekiri, et siis avab võimalus lisada andmeid projekti muude finantseeringute osas. Vana vormi peal, mis ma olen ise siin ka täitnud selle näidise tegemiseks, on see informatsioon kahjuks topelt. Jah, siis seda peabki nagu need, kes on alustanud vana vormi täitmisega, siis siin peabki nagu 2 korda seda ühte sama informatsiooni esitama selle kohta, kas te olete kuskil nagu täitnud, saanud täiendavat finantseeringut või mitte. Ma olen rääkinud, et kui te osalete kui te võtate osa kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute kauplemissüsteemist, siis peab asjakohase informatsiooni esitama. Kui te ei ole kindel või tahate nagu lisaks kontrollida, siis seda informatsiooni saab Keskkonnaameti veebilehelt. Ma panen seda ka siia. Kui ei, siis te ei panna siin midagi, sest vorm lubab panna ainult jah. Kui te ei kuulu, siis lihtsalt jätate seda täitmata. Kuuluta siis nagu siia lisada asjakohased failid. Ja. Siis järgmine moment üldandmete lehel on informatsioon selle kohta, kas projekti tegevus on alustamata ja ergutava mõju osas vastuolud puuduvad. See puudutab ainult neid, kes taotlevad riigiabi. Kui te taotlete riigiabi, siis siin kindlasti peab jah olema. Kui tegu on ikkagi väheste tähtsuse abiga, siis peabki seda märkida, et tegu on VTA-ga. Aga igal juhul ma annan teada, et toetatavad on need tegevused, mis hakkavad toimuma pärast taotluse esitamist. Et isegi kui teil on väheste tähtsusega abi, leping võrguettevõttega on tehtud, siin mingi ettemaks on ka tehtud, siis ettemaks ei ole enam toetatud. Need toetatud on kõik muud nagu järgmised kulud. Info teabe ärisaladuse kohta, kuna tegu on ikkagi igasuguse tehnoloogiatega ja me küsime informatsiooni mitte ainult liitumispunkti kohta, vaid ka taastuvatest energiaallikatest toodetava elektri tootmisüksuse kohta, siis me küsime ka info ärisaladuse kohta, aga põhimõtteliselt te võite sinna lisada faili, kus te kirjeldate, mis info saab avalikkusele välja anda ja mis kohe kindlasti mitte. Aga ma kohe annan teada, et kuna tegu on ikkagi avaliku rahaga, siis informatsiooni me peame välja andma, siis nagu kes taotleb, milleks taotleb, aga seda kirjeldust võite ise nagu siis reguleerida, et kuidas seda projekti me kirjeldame ja kui palju antakse raha. See ei kuulu ärisaladuse alla. Vot. Ja jällegi kinnitus, et taotleja esitas käesoleva vooru raames ainult ühe taotluse. Nii, ka selle kohta on küsimusi. Ma liigun edasi sisu juurde. Liigume siis edasi. Sisu. Siin täidetakse nii projekti väljundi infot kui ka lisatakse põhilised lisad, kasvuhoonegaaside heite vähenemise arvutus, ei kahjusta oluliselt lisa, projekti ajakava, äriplaani ja finantsanalüüsi lisatakse ka siin. Ei kahjusta oluliselt. Selle vormi juures on meil nüüd lisandunud KIK-i kodulehele ka RTK-poolne seletuskiri, mis käsitleb igasuguseid korduma kipuvad küsimused selle vormi täitmise kohta. Mina siin tahan rõhutada eelkõige, et kuigi vormi peal, see oli nagu KIK-i koostatud vorm, aga me seda kasutame. Kuigi vormi peal on kirjas, et peab kirjeldama projektiga seotud asjaolusid.
Ma rõhutan, et ikkagi oodatakse ja ka seletuskirjas seal on olemas, et oodatakse ikkagi ettevõtja absoluutmõju kirjeldust, kaasa arvatud antud projekt. Ma olen eelmisel infopäeval öelnud ja ütlen veel kord, et isegi kui teil esineb mingi mõju, see ei tähenda, et te ei saa taotlust esitada. Pigem me vaatame, kuidas te seda käsitlete, kuidas te neid riske maandate, et kas teil on asjakohased load, kas te olete kaalunud kuidagi seda olukorda paremaks muuta ja millal ja kuidas. Ja jällegi käsitletakse taotleja absoluutmõju, ehk siis nagu ettevõtja absoluutmõju, mitte ainult projekti mõju. Jah. Ajakava. Ja lisatakse ajakava. Ajakava on tulevisuks alusse vahearuandesse. Ja siis ajakavas on kirjas, mis tegevused, millal kavatsetakse ellu viia, mis lepingud sõlmida ja kõik muu asjakohane. Kuna mõned taotlejatest ei teegi ise hankeid, siis pigem sinna kirjutatakse nende projekti tegevusi, mis teile edastatakse koos võrguettevõtja lepinguga või pakkumusega. Praegu sisestada neid andmeid, mis teil on olemas, mida te teate, pärast hakkate seda jooksvalt muutma ja täiendama vastavalt selle, kuidas teil projekt jookseb. Projekti äriplaan ja finantsanalüüs, sellest me oleme rääkinud eelmisel infopäeval ja siis jooksvalt saab küsida küsimusi nii minu käest kui ka Rauli käest, ehk siis nagu kui ma ei oska vastata, siis ma pigem pöördun Rauli poole. Nii, sisu juures ma veel kord ütlen, tahan rõhutada, et väga tihti küsitakse tööstusala ja tööstusalaga piirneva ala kohta. Et info on olemas nii määruses, mõistete juures kui ka seletuskirjas. Katastriüksuse sihtotstarvet saab kontrollida ikkagi Maa-ameti maainfokaardi rakenduses või siis täpsustada kohaliku omavalitsusega. Tööstusalaga piirnev ala ei pea tööstusala olema, aga see peab tööstusalaga piirnema. Ja kui näiteks tegu on siis kui see tööstusalaga piirnev ala, see võib olla ka sõidutee näiteks. See võib piirneda ka sõiduteega, aga kui see sõidutee piirneb teisel pool tööstusalaga. Ehk siis loetakse tööstusalaga piirnevaks alaks. Ka vahetult sõiduteega piirnevad ala, aga see on ainult juhul, kui piirnev ala jääb tööstusalas maksimaalselt 10 meetri kaugusele. Et me ei saa mitut kilomeetrit siin arvata ikkagi piirnevaks alaks. Vormi peal sisu juures, et siin on ainuke võimalik valik, siis projekt panustab sinna meetmesse, mingid muud tegevusi meil siin ei ole, ainuke tegevus. Siin on ka see muutus projekti väljundi juures, et vana vormi peal, enne tänase päeva täidetud vormi peal te peate ise sisse trükkima seda informatsiooni, mis mul on siin välja toodud. Uue vormi peal see on juba automaatselt sisse pandud, te ei pea midagi trükkima, et see jääbki sest kõigidel projektidel on üks ja sama väljund enam-vähem. Edasi peab kirjeldama projekti. Siia peab panema lühikest projekti ülevaadet olemasoleva olukorra kirjeldusest. Surmamahulist projekti kirjeldust saab lisada pärast teise lehe peal tegevuste juures näiteks. Siin samas peab lisama ka põhimõte ei kahjusta oluliselt vastavusse hindamise vormi. Võtate siis KIK-i kodulehelt seda vormi, täidate, lisate siia. Aga siin on koht finantsanalüüsi lisamiseks KIK Excel vormis ja siis eraldi dokumendid näriplaani vastavalt ka juhendile. Üks projekti kirjeldus, see on juba detailsem kirjeldus. Siia lisatakse ka failid, mis failid peab lisama, siis vaadake TATi ehk siis käesoleva meetme määruse paragrahv 11 lõike 1. Seal on ka kirjeldatud, mis kirjeldust peab sisaldama, kaasa arvatud tootmisseade.
selle projekti kirjelduses peab olema, sest me käsitleme seda ühtse projektina, sest ilma tootmisseadeta ei saa tulla taotleda ka liitumist, et see tootmisseade peab olema kuskil horisondis, kas valmis ei tohiks olla, siin on kogus planeerimisel või valmimisel, see peab olema ka kirjeldatud, kuidas te seda kavatsete ellu viia. Kasvuhoonegaaside heite vähenemine, aga see on selline number, mis tuleneb Exceli vormi arvutusest, mis on ka lisatud KIK-i kodulehel. Palun tutvuge selle vormiga. Kui on küsimusi selle täitmise osas, kandke teada. Projekti kestvusnõue täitmise kirjeldus, et meil on sellised sätted, et põhimõtteliselt nagu seal on 2 momenti. Reeglina kestvusnõue on 5 aastat. Aga kuna antud juhul meil on ikkagi see moment, et mitmed tootmisseaded alles planeeritakse ja nad ei pruugi valmis olla ja siis kasutusele võidud olla 1. aprilliks 2026. Aga meetme nõude järgi, et peab pingestama ja kasutusele võtma 3 aasta jooksul pärast projekti viimast väljamakset. Ja alates sellest momendist hakkab kehtima 5 aastat kestvusnõue, siis nagu kokku tuleb vähemalt 8 aastat, aga tegelikult me vaatame neid asju ka üle, kui näiteks tootmisüksus saab parem valmis. Ehk siis nagu siin kirjeldagi seda, millal see tootmisüksus valmis saab, millal seda võetakse lõplikult kasutusse, vähemalt plaanide järgi. Ja kuidas te tõestada, et on võimalus kogu selle aja vältel kasutada maapinda, nagu tööstusala, ka pirnevala, kui neid hooned, mille põhjal ja kuidas te tõetate seda, et projekti kestvusnõue on võimalik täita. Keskkonnamõju hindamise aruanne ainult juhul, kui kohaldub. Kui teil on see tehtud või oli vajalik teha ja teil on see informatsioon olemas, siis jah, seda peab lisama, aga see ei ole kohustuslik lisama. See on lihtsalt, kui on selline olemas. Ja kui on selline dokument oli vajalik. Siin jällegi on see kinnitus, et see tootmisseade ei ole veel kasutusvalmis taotluse esitamise hetkel. See võib pärast valmis saada. See võib olla erinevas olukorras, et see võib olla alles planeerimisel. See võib olla juba mingil määral alustatud. Ja siis siin selle juures meil on nagu tingimusi välja arvatud see moment, et see peaks nagu kasutusvalmidus saavutada 3 aasta jooksul pärast liitumispunkti valmimist. Projekti eesmärgide tulemused, seda kõiki need kirjeldused võtate põhimõtteliselt oma projekti kirjelduse dokumendis, siia tooda need lühidalt välja. Ja siin kindlasti peab tegema ka viitamist määrusele, ehk nagu kuidas teie projekti eesmärgide tulemused on kooskõlas määruse eesmärgiga. Projekti lühikokkuvõte avalikkusele. Siin on ka see võimalus teil anda meile teada, mis te tahate, et ma oleksin nagu kirjutanud projekti kirjelduse juures. Kirjad, aga reeglina me ikkagi võtame siit copy-paste'ina ja paneme KIK-i kodulehe peale. Eeltingimused. Paragrahv 6. Nagu kirjeldagi seda, et millised on ja kuidas ja kas on täidetud projekti loomiseks ja elluviimiseks vajalikud eeltingimused. Ehk siis nagu jällegi see tootmisüksus, valmistusaste, 200 kilovatti, mis on meil miinimumnõueks pandud. Tööstusala, kus asub teie tootmine, kas see vastab selle tööstusala või sellega pirnevala mõistetele. Jällegi lühidalt 1-2 laused iga nõue kohta. Projekt tootmisüksuse asukoht.
ärge vaadake, siin ma rõhutan, et siin ärge vaadake seda lisainfot, selle küsimärgi alla on pandud vale seletus ressursi tõhususe programmi alt. Seda ei tasu vaadata. Siin lihtsalt nagu kirjutage tootmisüksuse aadressi, kuhu te planeerite just energia tootmisüksuse asukohta ja siis lisaks ka, kus hakkab asuma liitumispunkt. Maakond. Jällegi maakasutusõigust tõendavad dokumendid lisatakse siia. Eraldi on projekti meeskonna kirjeldus ja sealhulgas ma toon eraldi välja ei kahjusta olulised eksperdi keskkonnavaldkonna hariduse või kogemuse kirjeldus. Ja siis siin peab olema lisatud lühikesed meeskonna CV-d ja mis nagu peaks peegeldama meeskonna kompetentsus edukalt projekti ellu viia, jälgida tulemuste saavutamist. Ja eraldi peaks olema ka väljatud inimene, kes koostab, täidab, vastutab selle täitmise eest, ei kahjusta oluliselt vormi täitmise, kes vastutab ei kahjusta oluliselt vormi täitmise eest. Meil ei ole eraldi nõudmisi nende inimeste kohta, aga peaks ikkagi kuidagi välja tooma, et kui teil on näiteks raamat, ma lihtsalt oletan, et mingi raamatupidaja täidab seda vormi, et see ikkagi, mille põhjal ta seda teeb, et kas tal on piisavalt teadmisi selleks, et seda täita, kas ta läbinud mingi kursuse, kas ta on kuskil osalenud eelnevalt, et kas tal on hoopis nagu esimene haridus on seotud keskkonna valdkonnaga või lihtsalt nagu niimoodi jämedalt on. Näidet, kuigi meil ei ole nõudmisi ekspertide osas, aga ikkagi see inimene peaks olema võimeline seda hindamist ja vormi täitma. Kas on küsimusi sisu lehe osas? Kui ei ole, siis ma liigun edasi. Edasi on siis näitajad. Siin lehel on toodud välja määrusest väljund näitajate kirjeldus ja tulemusnäitaja kirjeldus, aga lisaks meil on eraldi vormi kohased, need ei ole tatis, nad on üldised näitajad, siis nagu toetatavad ettevõtjad ja sealhulgas peab ära märkima, kas tegu on mikro, väikse, keskmise või suure ettevõttega ja kui mitu ettevõtjat on saanud toetust selleks, et seda liitumisvõimsust luua. Pealegi siin vana vormi peal te peate ise valima, et oleksid kõik näitajad valitud, vähemalt 4 tükki peab olema, et siis põhimõtteliselt peab olema kindlasti valitud, et taastuvelektri tootmisseade jaotuse võrguga liitumiseks toetus saanud ettevõtjate arv. Siin on algväärtus, siin 0 peab olema põhimõtteliselt. Siin on see, kui mitu need ettevõtjad pärast toetuste elluviimist, ehk siis nagu näiteks, kui on taotleja ainult 1, siis on 1. Kui te olete koos partneriga, siis teid on rohkem ikkagi, sõltuvalt partnerite numbrist siis. Ja jällegi peab ära märkima ka toetada ettevõtjate suurust. Ja jällegi, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja, siis märgige, et ta on 1. Kui partner on näiteks väike ettevõtja, siis ta nagu valite sellest RIP-menüüst lisaks veel ka väikse ettevõtja ja siis siia pannakse ka 1. Sest kui partner saab ka rahalist toetust, siis ta on ka nagu, siis ta peab ka siin olema peegeldatud. Selle punkti juures peab kokku võtma nii teid kui ka teie partneriga, siis see number kokku peab olema. Siis kindlasti peab olema valitud tööstusaladel taastuvelektri tootmised jaotuse võrguga liitumisvõimsuse kasv, siis on sellised küsimused. Ma räägin siin eraldi, et põhimõtteliselt, kui teil on mingi liitumispunkt on juba olemas, mingi tootmisüksuse jaoks, ja te tahate suurendada seda tootmisüksust ja nagu laiendada seda liitumispunkti, liitumisvõimsust, siis teil ei pea nagu 0 megavatti olema järgmise näitaja juures, ta peab mingi muu number olema, aga see peab nagu kasvama. Ja siin me näitame seda protsenti, kui palju see liitumisvõimsuse kasv on protsentides. Järgmisel lehel on juba megavattides. Ja
näitajad peaksid tulenema näitajad ja kasvuhoonegaaside arvutusest, see on kõik koos. Siia neid tuuakse eraldi ja seletatakse, kuidas nendeni jõuti. Aga allpool on see topelt jällegi tehnilistel põhjustel ja nüüd uue vormi peal seda informatsiooni ainult ühe korra peab sisestama siin ja allpool ei pea enam sisestama. Ja jällegi igal pool peab olema ikkagi seletus, kuidas nende numbriteni jõuti, et siis näiteks on olnud 3,6 väärtus. No jah, 3,6 megavati algväärtus saavutati, jõuti kuni 4 megavatini ja siis kasv on siis 0,4 megavatti. Asi on juba tegevused, kas näitajate osas on küsimusi? See on juba tegevused. Tegevuste juures te kirjutagi välja oma tegevusi. Et põhimõtteliselt, kui te ei kavatse hankeid korraldada ise, see ongi nagu koostöös võrguettevõttega, ettevõtjaga liitumispunkti väljaehitamine, kuigi jah, seda ehitab võrguettevõtja välja, aga teie ikkagi olete see taotleja, kes toetust saab, siis justkui nagu ka väga osalete selles. Kui teil on hanked ikkagi, siis peab neid ka välja tooma, mis hanked, millal ja mis tegevuste jaoks. Eraldi tegevus on meil avalikustamine. Avalikustamise nõudmistega ma soovin ikkagi tutvuda juba praegu, et see ei tuleks üllatuseks pärast, sest sellega seotud kulutusi ei ole toetatud kulud antud meetme raames. Informatsiooni saab nii RRF üldmäärusest, ehk siis Vabariigi Valitsuse määrus number 108, paragrahv 12 ja lõiged 1–11. Lisaks KIK-i kodulehel on info selle kohta, millal peab tegema, mida peab tegema ja tegelikult on ka plakati generaator on ka nüüd olemas. Et ka valminud, et te saate neid plakatid siia, te pea eraldi seda teenust tellima. Te võite seda vormistada plakati generaatori kaudu, selleks, et pärast tellida ja panna objekti peale. Objektiga kõrval. Või kui see ei ole võimalik, siis peab, põhimõtteliselt iga kord, kui te räägite sellest projektist, te peate ikkagi välja tooma, et jah, et näiteks see liitumispunkti väljaehitamine on toetatud RRF-i poolt, RRF-i fondist ja KIK on siin ka võtnud toetuste jagamisel. Nii, eraldi on riigiabi osa, seda kindlasti, kuigi siin ei ole seda kohustuslikkuse tärni, kindlasti seda osa kindlasti peab täitma. Taotleja valib ise, kas ta taotleb riigiabi või vähesest tasudega abi. Siis sõltuvalt teie valikust või teie otsusest panete ka vastava rea juurde ka jah, ei saa panna ainult jah ja siis lisada ka asjakohased dokumendid selle kohta. Ehk siis nagu jällegi, kui teil on riigiabi, siis te peate vastava vormi seletust lisama, see on KIK-i kodulehel, kui on vähesest tasudega abi, siis jällegi peab ka vastava faili lisama, et vähesest tasudega abi juures peab kindlasti jälgima, kui palju teil jääki on. Siin läheb arvesse ka sidusettevõtjate poolt saadud vähesest tasudega abi. Hetkel on see 200 000 3 aasta peale ühe kontserni peale. Riigiabiga on selles mõttes kergemad ei ole seda piirmäära, aga keerulisem, sest seal on nagu rohkem reegleid, mis on saadud riigiabi järaldamisega. Aga siis on ka suuremad toetamise võimalused. Nii, ma näen, et vahepeal chatis on ilmunud küsimus. Kuidas, Kalev küsib, et kas ja kuidas saab juhatuse liige anda projekti taotluse lehele juurdepääsu kolmandale isikule?
Sellega on niimoodi, et näiteks projekti koordinaator võib hakata teie jaoks sisestama seda taotlust ise. Aga ta peab märkima teid toetuse saajana. Toetuse saajana kindlasti ja siis ka kontaktisikuna te peate ka sees olema. Või vähemalt kuidagi teie andmed peaksid välja toodud olema. Kui te alustasite juba ise sisestamist, seda tehnilist poolt, võtke minuga pärast ühendust. Ma näitan seda, sest see ei ole nagu pigem selline tehniline moment. See ei ole probleem, et seda võib kindlasti teha ja seda tehakse ja kui mingi probleeme selles osas ei ole, et see on teie ettevõte, see nagu taotlusi sisestaja. Võib lisada ka kontaktisikute kaudu, projektimeeskonna kaudu. Nüüd edasi me lähme juba eelarve juurde. Siin ma jälle tõin välja määruses välja toodud toetuse maksimaalsed suurused nii ühe projekti kohta kui ka tekiva täiendava liitumisvõimsuse iga megavati kohta. Eraldi on reeglid vähese tähtsusega abi jaoks, eraldi riigiabi jaoks, et seal on erinevad. Ja siis nagu riigiabi juures lähtudes grupierandi määruse artikli 48 reeglitest eraldatava abi summa ei tohi ületada toetatavate kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. See arvutuskäik on meil finantsanalüüsi vormi peal olemas eraldi lehe peal. Küsimusi võib kahtlust, kuidas täita. Hinnapakkumised. Siin on eraldi nimekiri erinevate juhtumite jaoks, sest on võimalikud erinevad variandid. Nii riigiabi puhul kui ka vähese tähtsusega abi puhul ja lisaks on ka see olukord, kas te otsustate ise hanked läbi viia selleks, et välja ehitada liitumispunkti või siis te lähete ikkagi võrguettevõtja pakkumusega, siis võrguettevõtja korraldab enda poolt tööde teostajate otsingut. Eelarve juures kindlasti peab lisama tõendid oma finantseeringu ning projekti mitte toetada kulude tasumise suutlikkuse kohta. Seal võivad olla erinevad variandid, kas teil on oma vahendid, siis te põhjendate seda, toote need numbrid välja või kui kavatsete oma finantseeringu laenuga katta, siis ka vastavad dokumendid peab lisama. Kuna vorm jällegi, ma olen juba alguses öelnud, ütlen veel kord, kuna vorm on koostatud nagu lähtudes kõige rohkem struktuurfondide toetustest, aga RRF-is abikõlblikke kulusid ei ole, on toetatavad kulud. Seega ma siin toon eraldi välja, et abikõlblik siin vormi peal tegelikult on toetatav määruses. Ehk siis nagu erinevad sõnad, sisu sama. Projekti kogumaksumus, ma olen spetsiaalselt niimoodi täitnud ka. Projekti kogumaksumus koosneb toetatavatest kuludest ja mitte toetatavast kuludest. Ehk siis teil projektis võivad olla suuremad kulud võrreldes sellega, mis on toetatavad kulud. Aga toetatavad kulud iseenesest koosnevad juba toetusest ja oma finantseeringust. Ehk siis toetatavate kulude hulk, näiteks on 1 miljon ja sellest oma finantseering on 700 000. Aga ka oma finantseeringu tegevused peab kvalifitseeruma toetatavaks kuludeks. Muidu nad on mitte toetatavad kulud. Tegelikult see on lihtne, kui hakata nagu eelarvet koostama, aga kui tekivad küsimused jällegi võib pöörduda ja siis arutleme koos. Ja kindlasti peab märkima iga tegevuse juurde ka oma eelarve, kui neid on mitu selle projekti raames. Hinnapakkumised peab lisama. Kaasa arvatud võrguettevõtte hinnapakkumine.
Võrguettevõtja hinnapakkumise põhjal teeme ka eelarvet. Projekti tegevuste ajakava, erinevad etapid, erinevad tegevused, kui see on asjakohane. Vorm on ka KIK kodulehel. Jah, see on jälle toetuse suurus ja osakaal toetavas kuludes on topelt, see oli juba eelnevalt siin välja toodud, seda võetakse uues vormis maha. Kas eelarve osas on küsimusi? Pärast eelarvet on siis rahastajate leht. Rahastaja lehe peal on siis nagu teie taotlejana, kuna te rahastate oma finantseeringut, meie oma osaga. Kui on partnerid, siis on partnerid. Seal ei ole midagi erilist. Me hakkame seda välja tooma. Ja siis eraldi on veel kinnituste leht, kus on nagu kõik need kinnitused, mis on standardsed, et ei võtta ilma loota mingit välismaa tööjõudu, et te täidete meetme tingimusi, et te arvestate avalikustamisega ja nii edasi. See on nagu hulk neid standardkinnitusi, mis peab nagu allpool ühe linnukesega panna, et te kinnitate neid. Aga jah, võiks siis nagu lugege läbi enne linnukest panemist. Edasi. Ma natuke räägin, kuna see on väga tähtis. Siin selle meetme juures see võib-olla ei olegi nii väga aktuaalne, sest võib-olla enamik valib ikkagi võrguettevõtja poolset teenust selle väljaehitamise juures. Aga kui te teete seda ise, peab arvestama sellega, et kuigi te ei ole riigihankija näiteks, te ikkagi peate jälgima riigihankide seaduse paragrahv 3 täitmist, et nagu siin need põhimõtted välja toodud, et see hanke peab olema läbipaistev, kontrollitav, professionaalselt korraldatud, et see tähendab, et kõik dokumendid peavad olema koostatud, kõik protokollid, kõik peab olema selline taasesitatavas vormis, et kui me küsime, te peate olema võimelised ka need esitama, rääkimata selles, et KIK tahab ikkagi enne hanke läbiviimist dokumentidega tutvuma. Niimoodi me maandame neid riske, sest kõige rohkem rikkumisi on seotud ikkagi hankede läbiviimisega ja hankede korraldamisega. See ongi nagu kõige sagedasem toetuse tagasinõude põhjus. Siin peab mäletama, et isegi kui te palgate konsultanti, te peate ikkagi alati mäletama, et te vastutate ikkagi teie. Kui mingi probleem, kui mingi tagasinõude või mingi trahv, siis seda makstakse ikkagi teie eelarvest. Te peate ikkagi kursis olema sellega, mis toimub. Mis tehnilised tingimused, kas samaväärsuse printsiip on jälgitud samaväärne, et see tähendab, et ei saa nagu tellida mingi konkreetse seadme või firma teenust või seadme. Alati peab olema see sõna, et nagu näiteks, et see või samaväärne, et see on üks nagu selline näide. Sellest me võime ka pärast rohkem rääkida, siis kui korraldame juba elluviimise kollektiivselt. Kindlasti peab konkurents olema tagatud, ehk siis piisavalt pikk pakkumuste esitamise periood, mõistlikult pikk, et ei saa niimoodi, et te panete täna hanke välja ja siis 2 päeva pärast tahate juba pakkumust. Ja siis nagu igasugused huvide konfliktide vältimised, proportsionaalsed nõudmised. Jällegi jah, hankide nõude kohase läbiviimise eest vastutab toetuse saaja, mitte konsultant. Erand on siis võrguettevõtete hanke. Seda me ei kontrolli, see on võrguettevõtte vastutus, nemad on riigihankijad, nemad teavad reegleid ja nemad neid järgivad ka. Me ei hakka nagu seda osa kontrollima, sest see on juba, sest nemad ei ole toetuse saajad ega taotlejad, meil ei ole võimalust ja vajadust ka nende hankide läbiviimist kontrollida. Kui teenuste tegevuste maksumus on üle 100 eurot, siis peab hanked avalikustamine läbi viima riigihankide registrist. Jällegi ma rõhutan veel kord, see, et riigihankide registris hanket teete ei tähenda, et te olete hankija, te olete jätkuvalt mitte hankija, kui te olete jätkuvalt mitte hankija. Ja väljakuulutusmenetlus on toetuse saaja ost. Aga jällegi
pead esitama enne hanketeade avaldamist hankedokumendid meile, siis me 10 või 12 päeva jooksul vaatame need läbi, anname kommentaare, et see aitab riski maandada selles osas, et kõik oleks nagu täidetud vastavalt riigihangete seaduse paragrahv 3 nõuetele. Ja hanket peab avaldama riigihangete registris. Jällegi siin on kirjas, et peab avaldama, aga ma soovitan ikkagi seda ka läbi viia seal, siis nagu kogu seda kirjavahetust ja dokumentide registreerimist teha ka seal. Aga me ei saa seda nõuda. Saame nõuda ainult nagu avaldamist. Aga ma soovitan sealt ka läbi viia, see ei ole keeruline. Projektiga seotud hanget ei või välja kuulutada ega läbi viia enne taotluse rahuldamise otsuse jõustumist. See ei puuduta seda juhtumit, kui teil on näiteks vähese käsusega abi. Ja ka seda, kui teil hanket teeb võrguettevõte. Ma võin veel nagu öelda, et mul laegus üks küsimus registreerimisvormi peal ja selle nagu oli küsitud. Kui on olemasolev park tahetakse või olemasolev liitumispunkt tahetakse seda lahendada, kas see on võimalik? Põhimõtteliselt jah, see on võimalik, kui teil juurde tuleb ka uus tootmisüksus sinna juurde ja kui selle uue tootmisüksuse võimsus on vähemalt 200 kilovatti ja siis vastavalt lahendatakse ka liitumispunkti. Ja kas see küsija on siin täna olemas või ei ole? Aga ma vastan jah teile küsimusele. Kas on veel küsimusi? Ma ei näe, et küsimused oleksid, aga see ei ole viimane võimalus küsida, alati saab eraldi pöörduda, helistada, kirjutada. Ma vastan, kui ise ei oska vastata. Võib-olla ekspertiga ka, kui tekib selline vajadus. Aga põhimoment on siis see, et jah, tänasest päevast on see vorm uuendatud, kui teil on soovi, sest te võite oma juba sisestatud taotlusi, sest ma näen, et seal on nagu päris mitu taotlusi juba sisestamisel, seda võib uue vormi peale üle tuua. Sest uuendatud vorm rakendub ainult alates tänasest päevast sisestatud taotlustele. Aga jällegi need uuendused ei ole sellised, et nad kuidagi kriitiliselt mõjutavad teie taotlust. Pigem seal on mõned topeltkohad. See olete sunnitud täitma, see on ebamugav, ebamõistlik. Aga kui küsimusi ei ole, siis ma lõpetan. Nii slaidid kui ka salvestus ilmub kodulehe peale. Võib-olla mitte täna, aga homse, ülehomse päeva jooksul. Ja aitäh, et olete aega leidnud. Ja siis kindlasti ühendust, kui tekivad küsimused. Aitäh!